aga kuna ühtegi sellist küsimust ei olnud, millele mitte keegi ei osanud vastata, et siis ei ole vist mõtet seda eraldi üle rääkida, et need asjad tuleb selgeks teha. Sa oled kes? Miller, jah. Rida 13 mõnele küsimusele, mis olid väga selgelt, kas siis vastamata või vastatud, et sinna ma ei kirjutanud midagi juurde. Eelmine kord vaatasime üle, kuidas me saame teha vormi elemente, kuidas me saame teha output'i välja ja siis ka talitlust ja seda siduda ära nupuga. Täna jätkame sealt kommentaaride osas, kommentaaride juures jäime pooleli. Endiselt kahe arvu liitmise juures. Eelmine kord tegin sellised funktsioonid nagu add ja subtract. Need olid siis vastavalt liitmiseks ja lahutamiseks. Selline fail nagu addition HTML. Kus nimekirjas? Selles. Okei. Aga täida ära need esimesed 3 lahvit. Tähendab, me paneme siia siia ees. Jasme nimi Kõim ja Kõim on perekonnanimi. Kõim on, sa võid seda perekonnanime kasutada päritolule. Kõige parem, kui ta on seesama, mis on siseveebis, sest ma tean selle järgi märkida ja puudumist. Jagatud. Meil on siis liitmise nupp, lahutamise nupp ja siis on tee-tehte nupp, millest, kui ma nüüd õigesti mäletan, siis esimesele nupule vajutamine genereerib mingi tulemuse ja teisele nupule vajutamine ei tee praegu veel midagi, vaata mis ta teeb. 5,5, lahutamine töötab ka ja teen-tehte teeb praegu liitmist, sest ta midagi muud praegu teha ei oska. Kuna eelmisel korral sai kirjutatud siia sisse, et alati on true ja kuna on true, siis ta liidab kokku. Ja siia teise blokile mitte kunagi ei jõua. Sellist olukorda tasub programmeerimises vältida, et meil on sellised blokid, kuhu mitte kunagi ei jõuta. Kommentaaride juures jäime pooleli. Pidin siin igale reale lisama kommentaari juurde, et siis kui sa enda arvutis seda koodi vaatad, siis sa näed ka lugeda, mida ühel või teisel real tehakse. Ja nüüd ma kirjutasin nii pika kommentaari siia, et ei mahtunud ühele reale ära, et ma Ctrl-Shift-F vajutasin, siis ta tekitas 2 rida ühesuguste kommentaari märkidega.
no mitmerealist kommentaari me saame ka teistmoodi kirjutada, et me ei pea siin kordama neid kaldkriipse, saame ka niimoodi teha, et teise kaldkriipsu asemele paneme tärni ja lõppu vastupidi, tärn ja kaldkriips. Et sel juhul me ei pea iga rea ette kaldkriipsusid panema. Aga Eclipse'is on võimalik ka automatiseerida mingisuguse koodijupi sisse-välja lülitamise protsessi, et näiteks kui ma tahan need 2 rida välja lülitada, siis ma valin need read välja ja vajutan Ctrl+7. Nüüd ta paneb kommentaari märgid ette. Tähendab, et need read ei ole enam sõelurile lugemiseks, need on ainult inimesele arusaadavad, sest kõik, mis on nende kaldkriipsude taga, on sõelurile eiramiseks. Ja jällegi Ctrl+7 võtab need maha. Ja viimasele reale ka selgitus juurde. Sina oma koodi teed, sa ei pea nii palju neid kommentaare kirjutama, aga piisab sellest, kui see JS-doc vormingus kirjutab igale funktsioonile ja igale muutujale. Muidugi siin oleks parem teha ka JS-doc vormingus. See käib siis niimoodi, kaldkriips, 2 tärni, enter. Ta teeb ülejäänud märgid ka siia ära ja nüüd me saame siia hakata seletama, mida see muutuja result endast kujutab. Var on JS-doc'is see tähistus, millega me kirjutame muutujatele juurde, mida need tähendavad. Kõigepealt andmetüüp. Kuna meil 2 arvu siin on silm näha float'id, siis tulemus on ka float. Ja peale andmetüüpi tuleb kirjutada, mida see muutuja endast kujutab. Ja samamoodi tasuks need esimesed 2 muutujat tähistada. Nüüd see first siin, milline andmetüüp ta peaks olema, kui ma sellele omistan väärtuse vormi väljast. Mäletad eelmisest korrast? Või sina, kes seal 2 nädalat ei olnud? Milline andmetüüp on muutujal first? Ja mis sa pakud? Sellist andmetüüpi, nagu ma ei tea, saab kasutada küll JavaScriptis ja saab kasutada PHP's, aga on selliseid keeli, mis on tüübikeeled ja nendes me peame kindlaks määrama ise, milline andmetüüp on ja siis peavad kõik andmed seda sama tüüpi olema. JavaScripti sõelurid püüavad ise ära arvata seda andmetüüpi vastavalt siseandmetele. Millisel kujul tulevad siseandmed vormiväljadest, nagu siin need 2 vormivälja on? Mis need võiksid olla? Oled sa kunagi näinud sellised asjad nagu arvud? Sõltumata sellest, et need siin on arvudena, lähevad need tekstina, sõnana. Seega see first on alguses sõna, selle pärast meil on vaja parse float'i kasutada, et pärast teha ta 10 muruks. Seega ta on string. First additive. Ja samamoodi see teine, second on the second additive. Ja viimasel real selles funktsioonis tehakse seda, et tulemuse väärtus kirjutatakse sellise elemendi nagu result sisuks. Siin siis tasub kasutada mitmerealise kommentaari tehtemärki.
ma siin ei hakka sellele teisele funktsioonile samasuguseid kommentaare juurde kirjutama, sest ta on samasugune nagu esimene. Siia üles tasub juurde kirjutada, mis siin toimub. Me seome ära funktsiooni add nupuga, mille ID on button for addition. Ja sarnaselt toimib sidumine ridadel 11–13 ja ka eraldi kommentaari pane. Ma panen selle reale 15 veel juurde, sest sinna peaks tulema nende kahe funktsiooni ühendfunktsioon. Kopeerin siia ka need kommentaarid. Result ka. On kommentaarid igalt pool juures. Koodiridu tuli ka juurde, et me saame koodi kirjutada ka täitsa ilma kommentaarideta. Vahel tehaksegi kaks varianti, et üks on koos kommentaaridega ja teine on ilma. Ja lisaks on võimalik kogu see kood pakkida kokku niimoodi, et on ainult ühel real. Ja on võimalik ka niimoodi teha, et muutujate nimed ja funktsioonide nimed on inimesele loetamatud krüptograafiliselt. Ja siis, kui me tahame ära peita koodi äriloogikat. Ma praegu peita ei taha, pigem, et ta oleks loetav igale õpilasele. Kui me praegu kirjutame jõuga sisse true, siis ta teeb alati liitmistehte. Nüüd tahaks niimoodi, et ta millalgi teeks liitmistehte ja millalgi teeks lahutamistehte. Kuidas me seda teha saaksime? Kus me saame talle selle true ette anda? Üks variant on tekitada üks lisavali, kus on tehtemärk. Aga teine variant on, et me siin ei lägusta seda vormi, vaid anname näiteks sisendparameetrina, et me saame igale funktsioonile anda ka sisendparameetri. Aga okei, praegu teeme siis uue välja selle kohta, tehtemärgi kohta. Ja selle võime teha raadionuppudena. Kõigepealt reavahetus.
ja input. Kirjutasin siia sisse nüüd ühe raadionupu. See on selline väli, kus saab korraga valida ainult ühe väärtuse. Ja ilmselt radioks nimetatakse seda sellepärast, et kunagi raadionupud nägid sellised välja. Kui siia klikkida ja siis ta valib selle välja. Nüüd, et ta oleks aru saadav, mis nupp see selline on, tasub selle panna label. Operator plus või siis lihtsalt operator. Siis ta sealt name'iga ära. Viietab. Ja siia nupu järele siis, mis ta teeb näiteks plussmärk. Siia labeli järele ka ühe põrri. Aga siia lahutamise jaoks ka ühe. Miinus. Me saame valida kas pluss või miinus. Ja nüüd tuleb õpetada see funktsioon, mis on nupuga teen tehte seotud, kasutama ühte nendest märkidest, kas plussi või miinust. Me selleks teha uue muutuja, operator. Ja nüüd me ID järgi saame küll selle välja lugeda, aga me saame ka massiivi name'i järgi välja lugeda. Kummalegi me praegu ID-d ei pannud, aga võime panna. Küsime väljalt näiteks. Ja kui ma nüüd tahan teada, kas ta selle välju õigesti välja luges sealt, siis me saame selle koodi käima lasta ka siin konsoolis ja skripti osas panna talle breakpointi. Kui ta siia reale jõuab, siis järelikult on ta selleks ajaks juba eelmise rea edukalt läbinud või käima lasknud. Ega plussil peaks olema siis juba väärtus. Teen tehte, jõuabki siia reale. Viirega siia kohale, me näeme plussi väärtuseks sai pluss. Seega ta loeb väärtuse õigesti välja. Ja nendel raadionuppudel peaks olema selline omadus ka nagu checked. Jah, on praegu true. Ma valin miinuse ja lasen käima, siis on false. Selle järgi meil ei ole isegi vaja talle väärtust panna.
aga noh, praegu paneme operator. Saame ka niimoodi teha if et kui see on märgistatud, siis on operatori väärtus pluss, muul juhul on miinus. Praegu ma kasutasin tertsiaarset operaatorit, küsimärk ja koolon. Seda sama asja me saame niimoodi kirjutada ümber, et selle, mis on küsimärgist vasakul pool, läheme ifi tingimuseks. Ja siis see, mis on küsimärk ja kooloni vahel, see osa lastakse käima siis, kui see tingimus on tõene. Ja see, mis on kooloni järel, lastakse siis käima, kui tingimus on väär. Et see real 64 ja ridadel 66–70 on üks ja sama asi. Kui tegemist ei ole lihtsalt vormi väljadest mingisuguste lihtsate asjade väljalugemisega ja mingi muutuja väärtustamisega, siis me võime kasutada seda esimest versiooni, kuna ta on lühem. Aga arusaadavam on see teine. Sest kui ikkagi see rida väga pikaks läheks ja siin on mitte pluss, vaid rohkem tehteid ja mingi pikem omistamine, siis on suhteliselt keeruline leida seda küsimärki või koolonit. Aga siin, kus on plokid, me näeme paremini ära, kus üks plokk algab, kus lõpeb. Ma jätan praegu selle esimese variandi. Siin tehakse, küsitakse, et kui see esimene on tšekitud, et siis on operaatori väärtus pluss ja muul juhul on miinus. Noh, sama hästi me võime praegu lihtsalt öelda, et operator ongi see checked, et jätame selle operaatori üldse väärtustamata, kirjutame true asemele selle. Noh, nüüd see rida 64 ei tee nagunii midagi, küll aga peaks nüüd see osa õigesti toimima. Refresh, teen tehte, teeb lahutamistehte, kuna miinus oli märgitud, plussi valin, teen tehte, siis liidab. Ja ainult selle järgi, et ta küsib, et kas see pluss, see esimene on märgistatud või ei ole. Et kui on, siis teeb liitmistehte, muul juhul teeb lahutamistehte. Aga see asi on lihtne siis, kui meil on ainult kaks valikut siin, nagu praegu on pluss ja miinus. Et üldiselt tehtemärke on palju rohkem, et me saame ka korrutada, jagada, jagamisjääki võtta. Need on need põhilised tehted. No lisaks on veel biti tehted, aga neid me siin katma ei hakka. Me võime siia hoopis teha neid tehte märke juurde. Kaks ja kolm.
nüüd on siin 5 märki. Pluss, miinus, jagamine, korrutamine ja mis see viimane võiks olla? Protsent millest? Ma ei tea, palju on 27,5? See on ka variant ja üldiselt taskuarvutil niimoodi on, aga JavaScriptis ja ka enamikus teistes programmeerimiskeeltes tähendab see jagamisjäägi võtmist. Seega, kui me 3,5 jagame 2, et mis see jagamisjääk seal on. Nüüd tuleb õpetada see kalkulaator kõiki neid nuppe kasutama. Praegu ta oskab ainult liita ja lahutada. Et kui on pluss märgitud, siis ta liidab. Kui on mingisugune suvaline muu, siis ta alati lahutab. Mida nüüd selleks me teha saame? Praegu oli selline lihtne if'i osa, siis if'i asemel me saame ka lülitit kasutada. Seal me saame korraga kontrollida erinevate väärtuste suhtes. Ja tehakse niimoodi. Switchi sulgudesse me paneme selle muutuja, mille väärtust me hakkame võrdlema. Kirjutame alguses jõuga sisse var operaator võrdub ja näiteks pluss. Saame nüüd kasutada ülakomasid, see on need. Nii. Ja nüüd kui if'il oli lihtsalt if ja else if saab ka olla, kui seal on veel kolmas variant. No näiteks siin me saame if'i täiendada sellega, et paneme else if ja dokument get element by id minus checked. Et sel juhul tehakse lahutamistehe ja muul juhul näiteks tehakse jagamistehe. Lõitan selle switchi osa praegu välja, seda pole vaja. Et nüüd ta peaks oskama ka jagada. Nii, lahutab, jagab, liidab. Ja niimoodi me saame neid else if blokke veel siia kirjutada. Saame teha ka korrutamise jaoks ja jagamisjäägi jaoks. Teine võimalus seda teha siis on kasutada switchi, kuna ülevaatlikum. If'i on parem kasutada vahemike jaoks, et kui mingi muutuja väärtus satub mingisse vahemikku, et siis teeme nii, muidu teeme teistmoodi. Switchi puhul on konkreetsed väärtused. Ja switchil on case'id. Case'id ongi need väärtused, näiteks case pluss. Mida siis teab? Operaatori väärtus on pluss. Siis teeme näiteks liitlustehte. Ja iga case'i peaks lõpetama break. Vasti räägin, mis juhtub, kui break ei pane. Miinusmärgi jaoks case ja jagamismärgi jaoks ka. Ja kui if'il on vahemikud, konkreetsed vahemikud, pluss siis veel see ülejäänud vahemik, siis see vahemik, mis ei vasta ühelegi eelnimetatud tingimusele, siis switchi puhul see else osa on default ehk vaikimisi. Mis ta võiks vaikimisi teha, näiteks korrutada.
nii, nüüd ta liidab, lahutamine nüüd ei toimi. Miks ta ei toimi? Sellepärast, et operator on jõuga öeldud ja oleks alati pluss. Kuidas see kood läbi käib või kuidas öeldud seda koodi läbi käib, seda me saame kohe siit alt vaadata. Paneme breakpointi, sinna, kus me tahame, et koodi sõelumine peatuks. Kõigepealt plussmärgi puhul, teen tehte. Operatorile antakse väärtuseks pluss. Ja nüüd näeme, et switchi osas minnakse esimesse ossa sisse, sinna, kus oli plussmärk. Sellepärast, et operatori väärtus oligi pluss. Ja siin tehakse break ja näeme, et hüppab switchist välja, rohkem ta switchi sees midagi ei tee. Kui ma nüüd siit selle breaki ära võtan, lülitan välja. Jätan selle breakpointi samasse kohta ja vajutan teen tehte. Siis läheb küll plussi sisse, teeb selle tehte ära, aga näeme, et ta läheb ka järgmisse case'i sisse, miinusesse ka ja teeb omakorda lahutamistehte. Ta läheb esimesse case'i, mis talle sobib ja kui seal ei ole breaki, siis ta läheb järgmisse edasi. Ja kui seal on break, siis alles läheb välja. Et seetõttu tasub alati breaki kasutada, välja arvatud juhtudel, kui meil neid vaja ei lähe. Vaja ei lähe vahel siis, kui me tahame kaks case'i oma vahel ühendada, siis ei ole sinna breaki vaja vahele panna. Et iga case'i lõpus vaikimisi võiks olla see break, siis me saame kindlad olla, et ta ei lähe ühegi vale case'i sisse. Nüüd tuleb see operator kuidagi muud moodi kätte saada. Saame näiteks asendada kõik need raadionupud ühe tekstiväljaga, kuhu kirjutame selle tehtemärgi sisse. Kuidas me saame HTML-is mingisugust koodi osa välja lülitada sõeluri jaoks? Niimoodi, et veebileht ei näitaks seda osa, aga samas see koodi jupp jääks alles. Ja kuidas see käib? Kas me saame samasugust kommentaari märgi kasutada nagu JavaScriptis? Ei saa. Meil tuleb kirjutada hüüumärk ja 2 kriipsu. Ja lõpp on siis 2 kriipsu ja sul kinni. Nüüd oleme välja lülitanud kogu selle raadionuppude osa, et ta tõepoolest ei kuvata enam. Ma tahaksin selle asemele panna enne siia parema arusaadavuse nimel lihtsalt ühe uue teksti välja. Operaatori jaoks tehtemärk. Vaikimisi kõik inputid ongi teksti tüüpi. Kuskil on mingi riba. Aha, siin. Ja see tehtemärk siin, tehtemärgi väli.
nüüd me ei pea seda operaatorit siia jõuga sisse kirjutama, vaid saame sealt väljast välja lugeda. Document, get element by ID. Ja selle ID oli operaator. Ja nüüd peaksid kõik need switchi blokid toimima. Õigemini mitte kõik, sest meil ei ole igaühe kohta kirjutatud, meil on kuni jagamiseni. Ja me siia korrutamise kohta ka. Ja jagamisjäägi võtmise kohta samuti. Pluss on tehte, ei tee praegu mitte midagi. Kuskil on viga, ütleb, et viga on real 67. Ja leia sellist elementi üles nagu pluss, sellepärast et meil jäi see if blokk ja sisse me lülitan selle if blokki välja. Nüüd ta nagu teeks midagi, mis ta teeb. 3,5 pluss 2 ei ole küll mitte 7. Tuleb uurida, kus ta selle 7 saab siia. Korrutab ka. Vaatame, miks ta korrutab. Siin on ju plussmärk. Operator on mis asi? Property value pluss. Document get element by ID operator, ma võtsin terve selle elemendi ja andsin operaatori väärtuseks. Kuna see element ei saa olla ei pluss, miinus, jagamine, korrutamine ega protsent, siis ta lähebki siia viimasesse blokki. Tegelikult see default blokk peaks olema selline, kuhu me anname mingi veateate. Et märgi miinus, jagamine, korrutamine või ja nüüd ta annab veateate. Meil on vaja siit kätte saada välja. Nüüd ta liidab miinuse, siis lahutab, korrutusmärgi, siis korrutab, jagamismärgi, siis jagab ja protsendimärgi. Huvitav, kuidas jagamisjääk saab olla 1,5. Ilmselt ta praegu kipub lahutama või nii operator on protsent ja läheb protsendi case'i sisse ka. First on 3,5, second on 2. Ja result 1,5. Proovime siin 3,5% 2 ongi 3 jagatud 2, siis on jääk 1 ja 3,5 ta võtab ka 10 murruna jagamisjäägi, mis tegelikult ongi jah niimoodi, sest 1,5 jääb üle sellest, kui me 2 paigutame täisarv